Tervist, ma olen Illar Kohviinavalt ja täna on pühapäev 28. veebruar aastal 2021 ja täna on väga ilus ilm, selline päikse käes on ikka päris soe kohe, aga arvake ära, kellel on täna sünnipäev, kes on olnud see tubli meelelahutaja Eestis, kes on 27 aastat meelelahutusega tegelenud. Tema on üles töötanud mitmed sellised show-artistid, Tartu kultuspaar Zodiac on tema tuntuks teinud ühesõnaga, nii et nimetame siis mõned nimed, et Illar Kohv loomulikult, siis on Kasatšoki Jüri, siis on popstar Raits ja nii mõnedki teised, nii et kes on ikkagi see tubli artist, kes on 27 aastat rahvast rõõmustanud ja natuke uurime asja ka. Hallo! Ja ma kuulen. Ja see meelelahutusartist, kellel täna sünnipäev on DJ Käinsul, hurraa! Aitäh. Kuidas on sul see sünnipäev alanud ja mis täna päeval ka põnevat on? Kuule, mis ikka, et mõned, kuna siin ju plaanid ju kõik lükkasime ära, vaata, et pidime lastega minema spaasse, aga nüüd ei tohi minna ja siis kõik on ju keelatud, vaata, nii. Ja siis istumegi kodus ja paar sõpra tuleb teel ja siis ongi kõik ju. Nii, et ma arvestasin selle välja, et selle aasta mai lõpus saab sul 27 aastat meelelahutaja sellist tööst sõnaga, et sa juba lähed Anne Veskili järgi, et Anne Veskil sai eile 65 ja sinul on täna, ma ei tea, kui palju sa ära saad üldse? Kuule, Anne Veskil minust noorem. Siis sina vist on 40 kopikatega või? Et jah, vaata, mul meeldib juba, vaata, nagu Markolgi, vaata, et praktiliselt nokkida, et kui inimene minust 1-2 aasta vanem, siis ma ütlen natuke, et vanem inimene siis peab austama, vaata. Ma hoiatan ette, et ma praegu filmin seda YouTube'i videot. Jah, ei ole midagi hullu võtnud. Et teeme sulle sihukese väikse sünnipäeva õnnitluse. Ja eile tantsime uue laulu välja ja siis praktiliselt rõõmustame sellel raskel ajal nagu Eestimaad, et Eestimaa rahvasse. Naeran terviseks. No täpselt. Et sihukene raskel ajal välja on sihukene lõbus ja huumoriga võrksitatud lugu, siis soovitan kõigil kuulata ja vaadata. No kas lilled on ka täna toodud kellegi poolt? Ei ole, aga kindlasti jõuavad, et mul on tütar tulemas siiapoole on teel ja siis, ütleme, muides, see on esimene aasta, kui ma olen Eestis oma sünnipäeva ajal. No näed. Et tavaliselt ma olen jah perega reisid, et ma ju olen tavaliselt Rootsis olnud veebruari lõpus. No vot. Aga täna on sinu sünnipäevaks kohe loodud ilus ilm, mina ei tea, vähemalt Viinaval päike paistab ja ma ei tea, kas sooja mingi 10 kraadi piires või nii, et... Ootes sajab vihma meil. Toho, ja meil on Viinaval nii selge taevas ja päike paistab. Ja naljaga pooleks on ju, kas on kokku sattumus, aga arva ära, kes oli esimene õnnitleja üldse internetis? No Arno Toksma äkki. Saatad. Arno Toksma just. Tema jõuab igale poole, sest ta oli eile olnud üks esimesest, kes Anne Veskile helistas ja õnne soovis, nii et kui ma Anne Veskile helistasin ja tal õnne soovisin, ma ütlesin, et Arno Toksma on ka õnne soovinud, siis ta ütles mulle niimoodi, et jah, et kõiksugused kuulsad showstaarid on juba õnnitlenud. Ja, ta just on ju praktiliselt kõige esimesena, et selles suhtes, ütlen, tavaliselt ma öösel magan, vaata. Aga ega siis midagi, segaselt pikalt saad oma pidu pidada seal ja palju õnne, tervist ja jaksu sulle, nii et ole tubli ja terve. Tšau. Ja tänud ja sinule ka sinna tervisi ja terve Eestimaale. Teeme nii. Head aega. Vot nii, ja nüüd saime ka rääkida Tiit Sekiga, kes on tänane sünnipäevalaps, nii
Et nagu me kuulsime, et Moostes pidi täna ilm olema vist vihmane, aga näed, nagu te näete siin Viinaua kandis särab päikene ja ilm on täitsa ilus, nii et natukene on siis nagu Eestimaa erinevast nurkadest ilm erinev, nii et ühes poolest paistab päike, teises poolest saab vihma, noh, eks see kevadised rõõmud on. Nii et Tiit Seik ja Ainsalu, palju õnne, tugevat tervist ja jätkuvat meelelahutust, lusti ja särakat meelelahutustöös, lusti ja et sul ikka tööd oleks ja et sind ikka kutsutakse esinema. Nii et palju õnne ja tervist sulle, nii ütlen mina, Illar Kohv Viinaualt.